Tere, mina olen Tõnu Toompark, Adaur.ee kinnisvaraanalüütik. Järgnevalt annan kommentaari portaali kv.ee indeksi viimase aja liikumistele. Elamispindade pakkumishindu kajastav kv.ee indeks on püsima jäänud 63,6 punkti tasemel. Aastane pakkumishindade langus on 17%. Võrreldes hindade tipuga 2007. aasta aprillis on hinnalanguseks 41%. Absoluuthinnas on portaali kv.ee keskmise elamispinna pakkumishind tänase seisuga 13 100 krooni. Aasta tagasi oli keskmiseks pakkumishinnaks koguni 15 800 krooni. Pakkumiste arv portaalis kv.ee on 17 400. Aastaga on pakkumiste arv kahanenud 16% võrra. Momendi seisuga on pakkumiste arv vaikses, kuid stabiilses languses. 4-5 kuud ühepunktises või õige pisut laiemas vahemikus kõikunud kv.ee indeks näitab selgelt, et hinnad on leidnud stabiilse põhja. Ekslikuna arvata, et elamispindade hinnad saavad Eestis ainult kiiresti tõusta või ainult kiiresti langeda. Pigem on elamispindade turul hindade osas oodata stabiliseerumisperioodi, mis ei välista mõningast hinnatõusu ühes ja mõningast hinnalangust mõnes teises elamispindade sektoris. Siiski võib ebakindla majanduskeskkonna tingimustes arvata, et äkilist või olulist hinnalangust elamispindade sektoris enam ei tule. Samuti on asjatud ootused kiirele hinnatõusule. Hinnatõusu ootajatele tasuks meelde tuletada 100 000 inimese piiri ületavat tööpuudust, jätkuvalt langevad sisemajanduse kogutoodangu näitajad ja tarbijate ja ettevõtete madalat kindlustunnet. Siiski optimistlikuma noodiga lõpetades võib öelda, et kuigi kiiret paranemist ei ole üheski majandussektoris, sealhulgas kinnisvaraturul näha, siis oluliselt hullemaks ei tohiks ka enam minna. Lähemalt vaata, mis toimub Eesti kinnisvaraturul portaalist kv.ee.